Tere! See eilne video natukene jäi kripeldama mulle hinge peale, et kas äkki võis jääda selline mulje sellest minu õhtusest dilemmast, kus ma ei suutnud otsustada, mida teha, et justkui ma oleksin otsinud mingit õiget lahendust. No asi on selles, et õige ja vale on suhtelised mõisted, on ju. Et igas hetkes iga inimese jaoks võib üks või teine käitumine olla õige ja järgmises hetkes täiesti vale. Et oluline on just see, et sa valid sellise käitumisviisi siis, mis sulle tundub sellel hetkel õige, mis annab sulle südamerahu, sest oluline on lihtsalt see, et sul oleks meelerahu, on ju. See on oluline. Et kui ma seal videos ütlesin, et ma sain aru, et see minu soov välja minna oli minu ego saamisvajadus, on ju, siis see ei tähenda, et ma ei oleks võinud minna, et ma olen ju rääkinud ka sellest varem, et ega ego ei ole halb, on ju, et teda tuleb ka armastada ja kui ma ütlesin, olen rääkinud sellest, et mõnikord on meil, kui meil on kurbuse tuju, siis ongi vaja lihtsalt istuda ja tunda kurbust ja tunda neid tundeid. Ja kui sul tuleb selline tunne, et tahaks ikkagi tunda ennast osana seltskonnast, siis miks mitte minna ja tunda ennast osana seltskonnast. Et ükskõik, mis käigu sa siis otsustad teha, kui sa oled selle otsuse ära teinud, siis ei ole mõtet enam hakata seda kahetsema, on ju, sest see otsus on juba tehtud. Ei ole mõtet hakata võitlema sellega, mis juba on olemas. On vaja lihtsalt leppida selle uue olukorraga, mis on tekkinud. Aga see ei tähenda, et kui sa oled mingi otsuse teinud muidugi, et siis sa kunagi ei või ümber mõelda. Et see on nüüd jälle see autentsuse teema, et inimesel on lubatud ümber mõelda. Ainult, et kui sa seda teed 5 minuti jooksul 10 korda, on ju, siis ilmselt sa rikud oma närvid ära sellega. Et selles mõttes on kergem elada, kui sa ei põe nii palju ja ei pea 10 korda 5 minuti jooksul ümber mõtlema. Aga selles olukorras on tegelikult veel üks asi, mille peale ma hiljem mõtlesin. Et seda seltskonda minekut mina sellel hetkel tajusin kui saamisvajadust. Ma tundsin, nagu ma tahaksin saada midagi. Aga sellised inimesed, kes on õppinud ennast armastama või kellel ei olegi olnud seda vaja õppida, sest nad on sündimisest saadik ennast armastanud, siis nemad oskavad näha seda olukorda ka nii hoopis, et see, et mina sinna seltskonda lähen, on selle seltskonna jaoks kingitus. Ma annan nagu neile midagi, ma annan neile iseenda aega ja tähelepanu. Minu kohalolu on neile meeldiv, et ma ei pea nagu tundma ennast kuidagi süüdi selles, et ma lähen seltskonda midagi saama, sest ma ise annan ka midagi vastu. Tegelikult enamus protsessid ongi vastastikused, et kui keegi midagi annab, siis ta ikkagi üldiselt saab midagi tagasi ka. Ta võib-olla ei pruugi saada täpselt seda, mida ta ootas. Ja ootused ongi need kõige hirmsamad asjad, mis meie elu ära rikuvad, on ju. Me ootame liiga palju või ootame midagi väga konkreetset ja me ei märka sellepärast, et me saime tegelikult küll midagi, aga me saime midagi muud, kui me ootasime vastu. Et kui üks inimene ikkagi tunneb, et ta läheb protsessi ja ta sealt ainult võtab, et siis ta ei oska ilmselt hinnata seda, et ta annab maailmale mingisuguse panuse oma eksistentsiga juba. Et inimesed, kes ei oska ennast armastada, ei saagi aru tegelikult seda, et see enda väärtustamise teema on väga keeruline. Et kõik, mis sul on elus, kõike sa seda väärid, sa ei pea tundma hirmu, et äkki miski asi on liiga hea sinu jaoks või sellised asjad. Ja vot ma sain aru sellest, et mul on veel väga palju vaja areneda selles küsimuses. Et mõista seda, et minu eksistents on ka nagu maailma jaoks kingitus ja see oligi üks selline mõte seal Kaili raamatu viimastes peatükkides, mis ma ütlesin, et olid väga inspireerivad. Sest ilmselgelt see on teema minu jaoks, mis vajab veel väga palju tööd ja
et tõesti õppida iseendast nagu rõõmu tundma rohkem. Ja siis samamoodi nii nagu saamine ei ole nagu tegelikult iseenesest kindlasti halb asi või saamise vajadus tegelikult ütleme siis. Niisamuti ei ole ka andmine alati õudselt hea asi. Ühes videos ma ütlesin, et kui sa tahad midagi anda, et siis see on kindlasti üks aus soov ja ei pea selle pärast muretsema. Aga et küsimus on motivatsioonis ikkagi, et miks sa tahad anda. Kui sa tahad anda lihtsalt heast südamest, lihtsalt sellepärast, et sinu sees nagu midagi avaldub kuidagi mingi jumalik inspiratsioon või mida iganes, on ju, et siis on see muidugi üks väga tore asi. Aga kui sa annad ikkagi strateegiliselt või taktikaliselt sellepärast, et sa tahad midagi vastu saada või sellepärast, et sa üritad kontrollida, näiteks kui sulle tundub, et asjad ei ole nii, nagu nad peaksid olema ja sellepärast sa tahad anda sellesse olukorda midagi, et see olukord oleks selline, nagu sinu arvates peab olema. Ma siin vihjan sellele, et kui ikka me kipume teisi inimesi kontrollima ja teeme neile kingitusi sellepärast, et me arvame, et nad peaksid, neil on puuduse nende elus, meie teame, mis nende elus puudu on ja me kingime neile need asjad. Et vot see on selline hoopis teise motivatsiooniga andmine, eks ole, mis ei ole kindlasti kaheldamatult hea tegevus võib-olla, aga ikka hea ja halb on väga suhtelised mõisted ja põhimõtteliselt on võimalik ka sellistest valedest kingitustest kindlasti midagi õppida ja väärtustada neid ka. Nii, tänaseks aitab äkki, homme näeme.